Oki, tšau, kallid Youtube'i kanali jälgijad ja kõige suurem tšau siis teile, kes te olete tellijad ja te olete mind pikalt usaldanud ja vaadanud neid põnevaid minu videoid ja siis ka külalistega videoid. Täna on meil külas Triinu. Tšau, Triinu! Joo. Kohe varsti annan Triinule mikrofoni, aga enne veel tahtsin ütelda teile, kallikesed, kes te siin jälgite ja ei ole seda kanalit tellinud, nüüd oleks viimane aeg teha, sellepärast et kogu aeg läheb vingemaks. Päriselt, mina ka ise ei teadnud enne Triinust mitte midagi, kui siis, kui ma metsahalletuskäigus hõikasin, et teie, kallid mehed-naised, kes te kuulate mind ja tunnete, et te tahaksite minuga koostööd teha. Vot Triin oli üks nendest, kes reageeris ja oli sitke. Selles suhtes vist oli nii, et ta võib-olla, kui ma nüüd ei eksi, ma võin sind segamini ajada, et kirjutasid mingi aeg mulle ja siis ma ei vastanud ja siis uuesti kirjutasid. Oli see Ja, nii või? ja ma saatsin meili peale, sest ma vaatasin, seal oli meiliaadress, mis sa seal jagasid ja sealt ei tulnud vastust ja siis läks kuu-kaks mööda, siis ma mõtlesin, ma kirjutan ikkagi, sest ma nii väga tahan koostööd teha, mul on, mida jagada. Nii et ja nii lahe, et sa leidsid ja võtsid vastu Jaa, info. selles suhtes ma olen nii õnnelik, selles suhtes tänulik. Teate, milline naine ma olen? Igaks juhuks ma räägin teile nüüd kõigile, Triinu nüüd vist äkki on juba aru saanud, et kui te kirjutate mulle meili, siis ma olen selline, ma tahan hästi kähku rääkida, et kirjutage mulle Messengeri, otsige mind Messengerist üles, seepärast et siit te saate kiiremini. Ma tean, et järjekorras on praegu meilis ka mingisugune 5 naist. Kahjuks mehi veel ei ole, nii et mehed, andke endast ka märku ja kellele ma olen pannud punase linnukese, et ma tulen sinna tagasi. Messengerist saate kiiremini, nii nagu Triinuga juhtus. Mhm. Enne kui ma annan Triinule mikrofoni, ma räägin teile natukene sellest naisest. Iga uus inimene, kes minu ellu tuleb, siis ma iga kõrgkikis veitsa kuulan. Et no vaatame, kes sa oled selline. Seepärast, et mina ju tean ise, milline mina olen ja ma tean, mis asi mulle nagu sobib, mis ei sobi. Ja Triinuga läks nagu nii vingeks see nagu uurimine, et oligi niimoodi natukene läks aega, kui mina olin Triinu klient. Ehk siis see oli nagu väga väike selline samm. Ehk siis nagu te teate, siis ma teen numeroloogilisi analüüse. Numeroloogia on minu üks kõige suuremaid südameasju praegu ja Triinu kohe hakkab rääkima, millega tema tegeleb. Triinu veel kuulab natukene ja siis Triinu tahtis endast teada ja ta rääkis mulle ka, et ta on endaga hästi palju juba tööd teinud. Siis ma sain talle ära saadetud selle kirjaliku analüüsi. Siis Triinul tekkis seal mingeid küsimusi ja siis Triinu tahtis, meil oli kokku lepitud, et me aitame üksteist. Et siis Triinu pakkus minule, mida tema saaks mind aidata või kuidas ta saaks aidata ja teate, nii nagu ei ole eriti saladus, ma olen teile öelnud, et on üks see 15 number seal sünnikaardis, mis on tegelikult üle ühe inimeste ja 15 tähendab sõltuvused. Ja minu sõltuvus on olnud läbi aja, on tubakas. Ja ma olen teile kõigile sellest rääkinud, et jaa, ma võitsin tubaka, siis ma olen nüüd veipinud, siis ma olen võitnud sellest veibist 2 kuud. Jälle salaja veipinud. Ja lõpuks oli see, et ma olen nüüd Mailalt abi saanud ja siis, kui Triinuga hakkasime rääkima, ma mõtlen täitsa lõpp, seda ma küll ei tea, millega, tähendab see tehnika, kuidas Triinu nagu kasutab, ta kohe hakkab rääkima, siis see oli nii võimas, ma mõtlesin, ma proovin, et mul pole kaotada mitte midagi, et ma proovin. Aga see, kui Triinu nagu läks, no ma vahepeal annan nüüd Triinule mikrofoni, siis ma räägin teile pärast nagu lisa, nii et tasub nüüd kuulata. Triinu, kallikene, räägi siis sellist asja, kes sina oled ja mida sa teed ja kuidas sa sinna oled jõudnud, mida sa siis praegu teed, mis asi on sind viinud sinna? Ja tere tulemast, mina olen Triinu ja mina jagan siis rõõmuga oma lugu praegust ja olen seda nüüd järjest rohkem ja rohkem teinud ja tulnud nähtavaks. Ja, ja minu lugu sai tegelikult alguse juba siis, kui ma olin 30, kui ma hakkasin tundma ennast ülihalvasti. Mul oli ärevus ja ma hakkasin vaikselt sellega tegelema, nii palju kui ma oskasin ja sellel ajal oli infot. Aga 33 sain selle diagnoosi ja 10 aastat hiljem oli minu ärevus ja depressioon läinud nii suureks, et ma elasin juba voodis. Vaatamata sellele ma olin käinud kõik arstid läbi, ma tegin igasuguseid teraapiaid, konstellatsioone, kõike. Ja tulemus oli 42-aastaselt null.
mul ei olnud eluenergiat. Ja mina ei saanud aru, mis minuga toimub, kuidas see saab nii olla. Ja ma loobusin selles mõttes sealt arstide juures käimisest, ma loobusin nagu sellest teraapiast ja hakkasin vaatama iseenda sisse, hakkasin rääkima iseendaga, küsides, mis mul viga on, kes saab mind aidata. Palun jagage, andke mulle neid inimesi, kes teavad sellest olukorrast, kuidas välja tulla. Sest minul oli nagu siht, eesmärk, et ma tulen sellest välja ja ma ei kasuta ravimeid. Ma lihtsalt nagu, minu, minu sisemine tarkus oli nii teadlik, et oota, et, et tema pani mind endasse nii palju vaatama, küsima vastuseid ja läbi selle saama. Ja ma nägin, kuidas see koostöö universumiga toimub, mida tegelikult kõik rääkisid mulle, aga ma ei praktiseerinud seda. Ma täiesti ma nagu käisin ühe terapeudist teise juurde, et aidake mind, mis mul viga on, onju. Kõik aitasid. Ainuke, kes seda infot vastu ei võtnud, olin ju mina. Igal Mhm. pool olid plokid ees. Muutumine oli minu jaoks täiesti nagu, see oli kõige hullem asi. See muutumise hirm ja alateadlikud uskumused selle ümber. Nii et, aga 2016 jõudsin ma nagu õigete inimesteni, kes hakkasid mulle näitama siis sisemaailmas olevate mustrite kohta, uskumuste kohta, mõtete kohta nagu teadmisi. Ja siis ma hakkasin tähele panema, mida ma mõtlen, kuidas ma tunnen, sest ärevus on ju selles mõttes see, et see ei anna ju rahu. See on 24/7 ja sa ei saa aru, mis sul viga on, keha väriseb ja sa lihtsalt mõtled, no mis viga on, onju. Aga selleks on vaja teadmisi, et seal sees toimub mingisugune negatiivne muster, mis viib inimese sinnani, ehk siis lahendamata haavad. Nii et 42 pluss sain mina siis jaole iseendale, lähemale iseendale ja olen nüüd viimased siis 9 aastat tegelenud ainult sellega, et ma jälgin, mida universum mulle räägib, ma muudan, shiftin ennast kõrgemale, saan aru asjadest, saan aru märkidest ja nüüd ma olen tegelikult selles kohas, kus ma olen võtnud selle vastutuse, et ma jagan neid teadmisi edasi ja aitan järgmisi. Et nüüd ma olen juba sellel tasandil. Nii et minu jõud on tagasi, minu vägi on tagasi, minu elurõõm on tagasi ja see tähendab seda, et mul on mida jagada, sest teadmisi on 9 aastat korjatud. Nii et nüüd ma olen valmis jagama ja andma rõõmuga. Äh, äh, ma nüüd mõtlen seda, kas mul läks kõrvast äkki mööda või sa ütlesid, mis sul juhtus? Miks oli see, et sul kadus nagu elujõud ära? Ma sain aru, et sa olid rohkem voodis. Et, vaadake see, mida ma kõike nüüd siin Triinuga räägime, ega ma kõike Triinust ei tea, et ma tahtsin lihtsalt, et Triinu tuleks ennast rohkem avama ja samas saan mina ka oma uudishimud kõik täidetud. Et mis sul juhtus? Lihtsalt polnud eluenergiat. no mingi asi pidi seal taga ju olema. kui sa juba, Ja mis sa ütlesid, selle 42 olid muster või? ja 42, see on selles mõttes selline muster, et kus me jagame oma eluenergiat lahkunud hingedega. Nii et me oleme siis võtnud, meie sees on selline uskumus, et ma pole terviklik. Mhm. Ja see tähendab seda, et selleks, et inimene saaks nagu seda koodi muuta, ongi siis see koht, kus talle seda näidatakse, ehk siis on ka päästjaprogramm, et ma võtaks siis selle terviklikkuse vastu sellisena, nagu ma olen, ehk siis ma jagasin oma eluenergiat aborteeritud vennaga ja see tähendaski seda, et mul tuli ta saata selles mõttes ära algallikasse, et ta saaks nagu minna oma kohta ja tulla tagasi maa peale. Nii et see oli minu töö, mida minul tuli ära teha selleks, et hakata oma eluenergiat siis taastama. See oli nagu üks kõige suurematest nagu mustritest, kus siis oli vaja see töö ära teha endaga ja hakata siis muutma oma uskumusi. Ja läbi selle hakkas tagasi tulema minu eluenergia ja noh, kõik kiht kihi haaval.
mis on selle taga olnud selleks, et kasvatada täna oma elujõudu siis 3 tunnist lõpmatuseni. nii et täna ma ei kurda seda, sest seda mul on piisavalt ja selles mõttes see on nagu ülihea tunne, kui sa saad endas sellised asjad vabastatud ja sinu eluenergia läheb liikuma. okei, nüüd ma tahan ikkagi siis päris maakeeli nagu küsida. ma olen selline hästi lihtne tüdruk, vaata. sa kasutad hästi kihvti termineid, et ma mõtlesin, et ma kohe nagu salvestasin siia ära, aga mingid võrdluse taha mingit sõnu mul praegu ei tulnud ma olen selline lihtne tüdruk. et ma küsiks sellist asja su käest, kallis Triinu, et ma saan aru, et sinu energia oli jaotatud sinu adopteeritud vennaga. Lahkunud ehk siis see on aborteeritud, et Abort. kui meie vanemad, esivanemad on teinud aborte Mhm, ja kui see hing ja kui vanemad ei ole võtnud vastutust selle eest, siis see hing lihtsalt nagu, keegi võtab selle endale kanda, ütleme niimoodi. mhm, Et kui mul on veel selles mõttes õde ja vend, siis nemad seda kanda ei võtnud, aga mina võtsin. See tähendas mhm, seda, et minu hing soovis selles mõttes, kuna seal on ka omad dünaamikad, miks ta võttis, see tähendab ka seda, et mina ise olen saanud kogeda aborteerimist ja see tähendabki seda, et need kõik ju tõmbavad. nii mhm, et mõttes seega minul oligi siis see võimekus ja ma arvan, et ka ei võta ka sellepärast keegi teised seda kanda, sest neil ei ole seda teadlikkust, nende hing ei ole nii arenenud, et nad oskaksid sellega tegeleda, et nad ei oleks saanud seda teha. Ehk siis see mhm. kõik, mis minule on täna nagu olnud, see koorem, on just sellepärast, et minul on see võimekus olnud. Nii et ma selles mõttes sain tema siis saata sinna, kus on tema koht, sest ta oli astraalkehas lihtsalt kinni. Ta tahtis tagasi saada oma algallikasse, nii et siis selle on okei, selle korda tehtud. siis nüüd läheme veel sügavamale. Nüüd lähme väga, väga maakasse. kui sul juhtus see nüüd 42-aastaselt juhtus see mingisugune asi, on ju, et sa said aru, et sa oled kõik, sul on nagu kõik energiat otsas, voodis, sul käis mingisugune klõks läbi, on ju, aga enne seda 42 sa elasid täitsa tavalist elu, on ju. Käisid kunagi seal koolis, siis soetasid perekonna, kõik muud asjad. kuidas sa siis nagu ennast tundsid, et vaata, ma tahan ikkagi nagu jõuda veitsa sinna, et sa natuke räägiksid mulle, kuidas sa üleüldse jõudsid seda aru, et see krõks nüüd, see ei ole lihtsalt niimoodi, et käib see plahvatus, no nii, näed, nüüd mul on selline teadmine, see ei tule ju niimoodi lampi, on ju. et hommikul ärkad üles, lükkad kannaga ukse lahti, lähed hambaid pesema, mõtled, opa, mul tuli teadmine. selleks ikkagi käib mingi jutt, mingi asi käib siin nagu, saad aru, et äkki sa räägisid vaata väga selles suhtes maakeeli, et kuskilt see ju nüüd mingi asi, sul pidi midagi olema, näiteks meil kõigil käib midagi nagu ära, et umbes nii, et kõik, niimoodi ma lihtsalt ei saa enam edasi, aga enne seda käib mingi jama. või siis käib mingi väga suur üllatus, ma ei tea, keegi sugulane ütles, et saad miljoni, vaata, kukkusid kokku seal suurest õnnest, et noh, mikrofon on sinu pool. Ja selles mõttes, et tegelikult ma nägin neid märke kogu aeg. Ma nägin, et see kooselu, mis mul on, see ei toimi. Ma nägin seda toksilisust, ma nägin kõike seda ja, ja ma nägin seda, ühte ma ei näinud. Ma ei saanud sellest aru, et minu partner peegeldab mulle mind ennast. Ja mulle tundus kogu aeg, et kõik teevad mulle liiga. Kõik kasutavad mind ära. Oli kogu aeg nagu sellised tunned. Ometi mina olin siis selles kohas, kus ma tahtsin olla väga tubli laps. Tegin kõike täpselt nii, nagu kõik tahtsid. Ehk siis need kodeeringud tegelikult, miks ma üldse ärevust ja depressiooni, need on järgmised kihid, on ju. Mhm, See pool, et minu sees oli see dünaamika, et ma pean armastuse välja teenima. Ma mhm, pean tõestama, kes ma olen. Ja kõik need dünaamikad viisidki mind sinna kohta, kus ma tegelikult põlesin läbi tänu sellele, et ma töötasin 24/7, võtsin vastutust rohkem, kui oleks pidanud. Et minu sees ei olnud seda kohta,
teadlikkust endast nii palju, et kui palju ma suudan kanda. Ma võtsin rohkem kanda. Nii et need olid kõik õppetunnid ja need olid kõik tegelikult iseendast nagu arusaamised, milleks ma olen võimeline. Ja hakkasin kõiki neid asju siis teadvustama ja siis vabastama. Kõiki neid tõestamisi, kõiki neid, see, et ma pean olema töökas, see, et ma ei tohi puhata. Minu sees oli täielikult nagu meeletu see stressienergia, et ma pean kogu aeg töötama, ma pean kogu aeg tõestama, ma pean kogu aeg ellu jääma ehk ellujäämiskood hästi tugevalt. Hirm kuulata üldse iseennast, hirm olla ühenduses iseendaga, hirm hakata tegema, milleks ma siia maa peale olen tulnud. Noh, kõik need olid hirmu all, ehk siis see ärevus on hirmupõhine. Nii et enda lahti häkkimine, mida ma siis tegelikult nagu 9 aastat olen teinud, ongi siis tõesti nende kihtide vabastamine, endast arusaamine, enda mustritest arusaamine ja tulla ära selles mõttes tasakaalu. Sest noh, kui sa oled selles miinusenergias, see tähendab seda, et sinu sees on ainult konfliktid, elamine vastuvoolus, puudub arusaamine, et elu võib kanda, elu võib usaldada, noh, kõik sellised asjad. Ja, ja kõik sellised, noh, et ma sain kogeda tegelikult ka seda mini-ajuinfarkti, sest ma olin nagu nii suure surve all, kuidas ma pean olema, milline ma pean olema. Nii et noh, neid ma kogu aeg lammutan, et neid on mul veel siin, et saada nagu päriselt sinna kohta, et ma nagu võin olla täpselt selline, nagu ma olen. Et see on nagu see. nüüd, nüüd viskame, teate, kõik kallid naised, pilgu sinna, no te ei viska pilku, te kuulate mind. Triinu edukuse koodi sisse. Ja Triinu edukuse kood, ma ei mäleta, kas ma sulle üldse sellest rääkisin ja kui ei rääkinud, siis sa nüüd saad teada. Ehk siis see tuleb sealt sinu sünnipäevast, kuust ja aastast. Ja see sinu kood on siis 82, 1, 2 ja mis ta on, 4. Ma vaatan su praegu sünnikaarti lihtsalt see, mis ma sulle saatsin, selle tähekese ja siis ma mõtlen, teate, kui naljakas, noh, see ei ole naljakas, aga ma lihtsalt kasutan seda sõna, siis vaadake, millega Triinu nagu võitleb kogu oma elu siis sellega, et tal on ju see tohutu töökus, noh, töönarkomaania, ehk siis see number 8, ta on sündinud 8. päeval ja millega totaalselt selline nagu kontroll iseenda üle, kontroll selle üle, et kõikidel lähedastel oleks kõik hästi. See on nagu see delegeerimise oskamatus, usaldamatus, sellepärast et kui tema ei tee, siis kes siis veel teeb? Et ma saan aru siis see, miks ma ütlen, et ma tahan nagu maakeeli jõuda sinna nagu juurpõhjuseni on see, kui palju, mina olen ju rääkinud ka, ma olen ka lahku läinud, eks ju, 3 korda, 2 korda olen mina ise lõpetanud, 1 kord on mind saadetud B-sse. Nüüd on 4. suhe ja kui mõni ütleb, et ma olen selline, siis mul selles suhtes täiesti savi, sellepärast et praegu ma olen väga õnnelik, et need kõik asjad on nagu niimoodi läinud. Et siin ongi see koht, kus Triin on võidelnud sellega, et ei ole aru saanud, et miks need asjad niimoodi on, et need mustrid tulevad kaugelt. Triinu jõuab sinna veel sellest rääkida, seepärast et ka minul seesama veipimise värk, miks see on nüüd õnneks oli siis niinimetatud veipimine, mis on kõigile tundmatu, eks ju, enne oli suitsetamine. Suitsetanud ma olen ka alustanud vist äkki 17-aastaselt. Ja Triinu jõudis sinna muukides mind lahti, kust see tegelikult tuli, et ma olin perseli kukkumas, ma arvasin, et see on midagi muud. Aga Triinul on just see lugu, see kood siis 8, 2, 1, 2 ja 4. 2 on see, et kogu aeg endas kahtlemine, kas ma teen õigesti ja mis nemad arvavad või kuidas, või saad aru, et mis teine arvab, see on selle 2 miinuspool. Tegelikult number 2, mis sul on veel Triinu nagu 2 korda viitab sellele, et sa oled väga tugev psühholoogi tajuga, väga hea intuitsiooniga, sul on 3 silma, sul on 3 kõrva. Sa tead asju, mida teised ei tea ja sa ise ka ei tea, kus sa neid tead, sellepärast et sul on väga suur andmebaas teistest eludest, eelmistest eludest. Ja see just, et kui sa jõudsidki lõpuks sinna nagu oma, ütleme, restardi aega, kus oli 3 aastat äkki, või sa ütlesid, et see oli nagu ei liha ega kala, eks ju, sa ei saanud üldse aru, kes sa oled või niimoodi see, kas oli 3 aastat, 42-aastaselt oli, on ju, 3 kuud. 42-aastaselt, noh, siis oli juba, see oli see koht, kus ma olin põhjas, siis ma olin Mhm, juba põhjas, nüüd oli nagu kõik, et nüüd on mhm, nagu karmaratas nii põhjas, nüüd on ainuke asi see pool, et edasi, ülesse. mhm.
ja see on nii huvitav ka, et kui ma vaatan su ametikolmnurka, siis siin on näiteks 22, mis ka viitab sellele, et sa oled tegelikult hästi multifunktsionaalne naine. Ja number 3, et sa peaksid olema tohutult pildis, sa peaks nagu blogi pidama ja saad aru, näitama, millega sa tegeled ja kõik muud asjad. Ametikolmnurk tavaliselt aktiviseerub 35-aastaselt, aga järelikult see 35-aastaselt sa olid nagu lihtsalt korralik pioneer, kes kogu aeg tagus nagu tulist rauda, et sa pead hakkama saama, kõik lähedased peavad olema hoitud, turvatud sinu poolt, eks ju kindlasti, seepärast kui sina ei tee, siis mitte keegi ei oska seda teha paremini. seepärast, et me oleme kõik nagu saad aru, Nõukogude Liidu sellise piimaga saanud, et meid on, saad aru, nagu töölisklassi kogu aeg kasvatatud, meie vanemad on niimoodi kasvanud, meie oleme kasvanud. kõige olulisem, mis näiteks Triin on endaga teinud ja mis mina ja väga paljud teist ka, me oleme tulnud välja sellest süüdistamisest, et me ei süüdista mitte kedagi, sest see on minu jaoks üks kõige olulisemaid asju. Mulle väga meeldis see, kuidas sa, Triin, ütlesid ka, Triinu, et sa hakkasid usaldama iseennast, hakkasid kuulama iseennast, hakkasid usaldama nagu ka universumit, et mina olen ka sinna, ma nimetan alati ennast universumi tädiks. aga see tuli minul ka peale mingit kriisi, kus ma siis nagu lõpuks, palun kirjutage teie ka siia kommentaaridesse, et kas olete nagu justkui kunagi uskunud, aga nagu ei usu ka vaata ja ei julge uskuda sellepärast, et ei tea, mis minust arvatakse, vaata niikuinii öeldakse, et loll oled või noh, saate aru küll, nagu meist ikka räägitakse, eks ju, või räägitakse sellistest. ma kohe annan, Triinu, sulle nagu mikrofoni, aga vaata siis lõpuks tahad või sa ei taha, kui sinu missioon nagu juba sisaldab ka seda, et sa pead uskuma, et siin on midagi veel muud. ja siis pannakse ikka sind täiega nagu põlvili sinna, vered põlviseks, nina ka verine, vaata, ja siis sa mõtled, ma ei mäleta, kuidas ma ütlesin, vered põlviseks või? Mhm. põlved veriseks. ja siis lõpuks on see, et sa pead hakkama ennast üles kraapima, sul pole muud võimalust ja siis hakkabki tulema see, et sa mõtled, et täitsa lõpp, ma olen kõik need aastad elanud enda kehas ja ma pole enda kehaga üldse sõber olnud. ma pole üldse kuulanud. ja see on see koht, kus nagu Triinu on endaga siga palju tööd teinud, mina siin ka kõigi abil ja see on see asi, miks mina üldse numeroloogiasse läksin ka, et aru saada, miks mõned inimesed käituvad niimoodi ja miks mina käitun niimoodi, miks ma endale nagu risti vastu jooksen, kui mu eesmärk on hoopis see. ja Triinuga, kui me vaatasime, siis Triinu kaarti, Triinu sai selle kirjaliku versiooni, nii nagu paljud teist saavad kirjalikke versiooni, mis tähendab seda, et ei tule sealt edasi seda analüüsi. aga analüüsimiseks, kui te soovite, siis on olemas kodulehekülje peal selline kalender, kus te saate broneerida minuga veel lisaaja, me saame siis teha selle analüüsi. aga kuna Triin lahkelt pakkus oma käsi, ütles, et ta on 9 aastat studeerinud ennast, näete, temal on seal maasaalide, jah, Maasakene jah. maasse, jah. ma ütlesin Triinule, mul on 3 Yorki, näed, temal on 1 York. Jah. nii armas. et Triin ütleski, et tema saab mind aidata ja vaatame, mis tema selline praktika teeb ja teate, tema analüüsis, mis asi see nagu trigerdama hakkaski, et temal on number 3-sid palju nii vaimse kolmnurgas ja suguvõsa karma võlas oli ka üks selline asi, mis tuli ema suguvõsast ja ühesõnaga üldse üks selline hästi huvitav pott on tal seal, mis on seotud emaga, uskumused emaga ja teate siis, ma natukene veel jätkan, Triin, on ju, siis ma annan mikrofoni täielikult sinule. Siis mina, kui hakkasin veipimisest rääkima, et mul on see probleem ja siis Triinu ütles, et lähme hakkame sellega toimetama. ta kuulas siis ära ilusti minu loo nagu selle veipimisega, mina ei teadnud, kust see kõik tuleb. aga läbi selle tema tehnika, ma mõtlesin, ma olen ikka väga kõva mutt, vaata, ma olen ikka räigelt endaga tööd teinud, no kuulan ära, mis tal öelda on. no lihtsalt natukene selline, et ma olen kõigele avatud, nii et ärge ära ehmuge, ma olen kõigele tavaliselt avatud. ja ta ikka, kuule, oskas nii hästi minna nagu minu sinna naha vahele, et ega siis läks meil äkki, ma ei mäleta, palju me olime seal koos, 2 tundi kindlasti olime. Mhm. ja siis mingi tunnikese, ma alguses mõtlesin, ma lihtsalt niimoodi vedelen vaikselt ja kuulan, et küsisin Triinu käest, et mis ma tegema pean, siis Triinu ütles, et täitsa, et oled nagu kohal. aga ta ikka kogu aeg nagu selles suhtes pani mind rääkima, kordama mingeid lauseid ja see oli nii huvitav, sellepärast et meil läks mingi tunnikene ja siis ma pillisin seal nagu väike laps ja ma olin kindel, et midagi sellist juhtuma ei hakka. aga üle pika aja, ma arvan, et äkki üle 30, kui vana ma nüüd olen, ma olen 47.
äkki ma rääkisin selliseid asju välja, mida ma isegi ei mäletanud ja see ei olnud eesmärk Triinul, et minu käest välja pigistada mingeid asju, aga see, et kus kohas see veipimise jama nagu kinni on hoopis sellises kohas, ma mõtlesin ka, et täitsa lõpp inimene, kes mind üldse ei tunne. see ei olnud mingisugune see psühhoteraapia, ei, kuidas seda üteldakse, sa ei viinud ju mind kuhugi. ei, selles mõttes, et me tegime sulle hologrammseanssi ja lihtsalt hakkasime minema selle sõna baasilt vaatama, kuhu see mind Mhm. viib. Sest me lähemegi nagu, sest see hologramm ongi selline, no räägi lõpuni, siis räägi mina. koer praegu haukus korraks, ma kohe ärkasin ellu, ma hakkasin jälle uuesti sinna minema, ega seal polnudki midagi selles suhtes, et see, kui Triinu jõudis, siis ta oligi nagu selline asi, et noh, ei olnudki midagi. tõmmisin nutta ja võtsin vetsupaberi ja tõristasin tatti ka sinna sisse ja siis niimoodi ma mõtlesin, et täitsa lõpp, ma poleks kunagi arvanud, et sa nagu seal kinni. noh, ja siis ei olnudki midagi, siis Triinu andis mulle veel natukene juhtnööre ja tegelikult ma mõtlesin ka, et Triinu, tead, see on nii võimas, mida sa tegid, et sellist asja ma pole mitte kunagi kogenud, ma sellepärast tahtsin, et Triinu tuleks meile kõigile rääkima, et mis asi see on. Triinu küll oli valmis mulle ise rääkima seda, ma ütlen ei, me räägime nii, et me räägime kõigile. sest üks lugu, mis nüüd täna Triinu natukene rääkis ka oma seda, ma kohe annan sulle mikrofoni, seesama, et kuidas ta nagu sinna jõudis, siis tegelikult sa elasid ju väga tugevalt üle kogu oma seda laste kasvatuse perioodi, koos elamise perioodi, sa said aru, et sa võtad ju kogu aeg vastutuse enda peale, kui palju tänapäeval on naisi, samamoodi ka mehi, suhetes, kus elatakse suhetes, kus te saate aru, kus te enam olema ei pea. miks ma rääkisin seda ka, et mul on ka 3 nagu lahkuminekut olnud. okei, igalühel nagu sellel minu suhtel on nagu oma lugu, mõni võib ütelda, et jaa, et ma olen L, aga võib-olla tõesti, aga mina ise sain aru, et mingil hetkel sa tajud, et no sa teed midagi valesti, surud ennast maha ja nii edasi ja nii, kuidas Triinu nüüd räägibki. ja nii palju on neid naisi, kes elavad, teate, 26 aastat, 30 aastat, 40 aastat, see oli vana sügav nõukaaeg, kui niimoodi elati. lihtsalt inimesed surevadki ära ja teate, mis siis tuleb, ma teen sünnikaarte lahti ja mis ma näen eelmises elus olnud on. kui on 3 järelikult see, et kas sa ei saanud emaks või siis sa oled emast energiliselt sõltuv või siis on number 4 või siis on näiteks 11, sa oled väga julm olnud, on 13, sa oled enesetappu teinud, ma kõike näen neid asju, mis sealt tulevad ja siis see, et meil on ju tegelikult võimalus aidata ennast, nii et Triinu, kallis, räägi, mis sa tegid minuga, natukene, mis tehnikat sa kasutasid ja mida üldse sa iseendaga oled nüüd selle 9 aasta jooksul teinud, et kuhu sa oled jõudnud sealt siia siis ütleme. Nii, ma korra tulin lihtsalt see mõte praegust, vaata, kuna mina jälgin alati seda, mida minu lähedased peegeldavad ja sa ütlesid praegu selle koha ära, et number 3 ja sa olid eelmistes elustes sõltuv emast. Mm. See ongi minu kõige suurem õppetund, sest mina olin selles kohas, kus ma sõltusin emast, sellepärast et kui ma nagu keskkooli lõpetasin, siis mõtlesin, kus ma lähen, mida ma nüüd teen, onju. Noh, täiesti ühiskonna poolt ära programmeeritud juba, lapsepõlve traumadest, kõik olid juba kõik peal, onju. Null iseendaga arusaamist, mida ma tahaks teha, mitte midagi ei olnud, onju. Ja ema ütles, majandus, siis sa elad hästi, kõik majandus. Aga minu hing oleks tahtnud midagi luua, aga Mhm. sellel ajal ju ei olnud, keegi ei öelnud ja samas ei tulnud see ka kuskilt mul välja, et ma oleks nagu midagi tahtnud luua, kuigi ma mäletan väga hästi, kui ma maal elasin, siis me tegime, mul oli, vaata siis olid need kommunaari, need puukingad onju, aga Mhm. mina maalapsena ei saanud neid. ja kuna ma nägin neid telekas, et on, siis me hakkasime isaga neid tegema. nii et võtsime puupaku, joonistasime välja, isa lihvis, mina lakkisin, panime kõik kanga peale, mul olid väga ägedad puukingad. Mm. siis minu looming oli juba täiesti, nii et ja noh, ühesõnaga, see on üks nende loomingute pool. siis kui me kolisime maalt natukene teise asulasse, siis ma mängisin, tegin nagu apteeki, ma kuivatasin ja kõik selles mõttes, ehk siis mul kogu aeg loovus käis. aga nüüd, kui oli keskkool läbi, mis teha saab? nüüd hakkab päris elu, nüüd on vaja midagi õppida. ehk siis ma läksin majandust
ja ma hakkasin õppima ja tegema neid asju, mida siis ema ütles, sest ma nagu, sest see oli nagu see pool, see oligi seesama kood, et ma olin sõltuv emast väga tugevalt. Ma ei osanud ennast kuulata. Ja tead, mis on väga huvitav see koht, et mu väiksem laps, kes on siis minu kõige suurem tervendaja, mingisugune pool aastat tagasi hakkas kirjutama sellist lauset: ema, ma ei sõltu sinust. Ja ma kogu aeg mõtlen, et mis koodi ta mulle näitab. ema, ma ei sõltu sinust. Ja nüüd ma saan aru, see on minu enda kood, et mina ei sõltuks enam oma emast ja Mhm. võtaksin vastutuse täielikult iseenda kätte. Sest see oligi, et ka kui ma sellest suhtest lahku läksin, siis see minu jaoks oli ka maailm juba kõikus, mõtlesin, kuidas ma hakkama saan. Mhm. Ja see suurendas mu ärevust veelgi, aga ma kohe nagu tegin endale selgeks, et ma tahan sellest välja tulla. Ma ei taha ärevust. Mis on see kood? Ja kõikide nende koodide lahti häkkimisel olen ma saanud täna rahutundesse. Mul ei ole ärevust, aga see oli 24/7 ja see oli keha tasandil. Ehk siis mõtle, kui palju pidi hing ootama nii kaua, kui Triinu ärkab ja hakkab oma neid koode lahti häkkima. Ja nüüd lihtsalt see koht, ma saan praegu siit aru, et ma ei ole sõltuv emast, ongi see koht, millest lahti lasta veel kord ja võtta vastutus ainult iseenda elu eest, iseenda nagu selle vaimse teekonna eest, sest minu eesmärk ongi tulla siia, viia suguvõsa järgmisele tasandile ja just läbi selle vaimse teekonna. See ongi minu selles mõttes eesmärk, kõik see ärevus ja depressioon, mida ma ju ei näinud, mida ma ei saanud aru ja ma ei ole veel sinu jaganud, et ega, et tegelikult ma olin ju EMO püsiklient. Mm. EMO-st juba mul siiamaani, sest iga kord ma kutsusin kiirabi, sest et noh, vaata, kui see ärevus tekib, on ju, et see on nii ebameeldiv kogemus, see lihtsalt see keha lõhub ja pulss tõuseb, vererõhk on laes, on ju, et mida nüüd teha, on ju. Aga minu päeva päästis see koht, kui mu kiirabiarst ütles, teate, tütarlaps, hakake tegelema emotsioonidega. Ja siis ma vaatan, see oli mingi 12-13 aastat tagasi, vaatan talle otsa, küsin, mis need veel on? Noh, kas sa kujutad ette, kuidas ma olin niimoodi sõltuv ja ära programmeeritud nagu, et ma ei saanud ööd ega mütsi aru. Mhm. Nii et kiirabiarst päästis minu päeva ja Mhm. ma hakkasin tegelema emotsioonidega. Nii et noh, Väga huvitav. et see kõik, kuidas mind tegelikult on universum näidanud mulle iga jumala päev mingeid asju, kus mina saaksin tõusta. Mm. Ja kusjuures enne seda ei saanud ma ju aru, et see on minu tõusmise koht. Ma ei märganud, ma tõlgendasin seda kui, et mind surutakse alla, on ju, aga tegelikult kõik asjad näitasid, et muuda see ära. Hakka sellega tegelema, sa saad edasi. Nii et noh, et ma olengi reaalselt täna muutnud oma alateadvuses olevaid uskumusi. Mida me sinuga tegime, oli täpselt samamoodi, kui inimesel on no mis iganes, südames on nagu noh, keha annab ju märku, vaata, kehateadvus kõige olulisem. Ja sa ei oska vahepeal aru saada, mida see keha räägib, siis me panemegi selle elundi ja me saame vaadata, kuhu ta meid viib, mis on see energia kinni, mida ta meile annab märku. Nii et hologramm on lihtsalt see koht, et kus siis läbi tunnetuse, kui inimene annab loa, saan ma öelda, et sa oled selles kihis kinni ja igal kihil on siis kaardistatud mingi muster, mis on väga võimsa looja poolt loodud intellektuaalne vara, kus me lihtsalt saame inimesti aidata just teadvustada nendes kihtides, kus ta kinni on. Ja kui sa teadvustad, siis sa saad selle lahti lasta, sest enne seda ju ei saa aru, on ju, mängime siin seda pimedat mängu. Aga kui ütleb nii, sa oled selles kihis, näe, teeme selle korda, laseme lahti, see ei ole sinu oma, laseme lahti, siis läheb energia liikuma ja siis sa näedki, mis hakkab kõik ühisväljas toimuma, muutused tulevad. Nii et täna ma võin öelda, et mul on laste isaga ideaalne suhe, mul ei ole selles mõttes
mul ei ole enam mingeid etteheited, sest minu vana mina oli ju ka tegelikult väga selline, kes siis surus peale, teeme nii, teeme naa, ma tahtsin kogu aeg, et kõik teeksid nagu mina tahaksin, onju. Ma ei aktsepteerinud teiste arvamust, onju. Et täna on minu kõige suurem ülesanne see, et ma aktsepteerin kõiki neid inimesi seal, kus nad on ja need, kes tahavad kasvada, olen olemas. Et selles mõttes kood korda teha ja elu läheb täiesti uude rajale. Nii et selles mõttes see on mu enda tee. Kuidas sa jõudsid selle tehnikani, sellepärast et see on ikkagi, teate, ma ütlen ikkagi, ma tahan veel kord kõigile ütelda, et see oli tühipaljas veipimine, millega ma olen siin mõelnud, et mina saan hakkama, mina saan hakkama. siis, kui ma ütlesin Triinule ka, et kuule nüüd, kuule, ma päris hästi saan juba toime sellega, et praegu ma söön täiega magusat, ma mõtlesin, et ma annan endal nagu olla, siis Triinu ütleb, oot-oot-oot, oot-oot-oot, see on nagu üks asi, millega me peaks ka natuke tegelema. sa kuuled ikka mind jah, kui ma räägin, noogutad jah? ma mõtlesin, Ja, et kas ja. mul jäi vahepeal paus sisse. et tegelikult tahtsin küsida, et see on nagu nii võimas tööriist, et selline on nii huvitav minu jaoks. Kuidas sa tulid selle peale, et vaata nüüd siis kui nagu juhtus see mingi šokk, mingi asi, et ega siis keegi, kas on jälle nagu keegi ei pannud sulle laua peale mingi asja, vaata süsteem, nii nagu mina tulin numeroloogia juurde, sellepärast et mul oli nagu lõpuks see, et ma jooksin nagu kokku, ma mõtlesin, et ma tahan teada, kuidas inimestest kiiremini aru saada, mis asi see on ja siis korraga hakkas looja mulle universum tooma astroloogia, numeroloogia ja siis lõpuks ma jäin numeroloogia juurde. Nii, kuidas sul see asi tuli? ega minul oli ju samamoodi, et minu keha annab lihtsalt märku Mm. ja aasta 2023 ehk siis 2 aastat tagasi hakkas, kui ma olin juba väga mõnusas flow's juba oma arust flow's, tulid järgmised trigger'id pilti ja, ja kuna ma olen õppinud erinevaid tehnikaid, siis ma teadsin, kus ma kinni olen, ehk siis see on seesama, üks on see trigerdas mind kõige rohkem töö. nii et kui mina nägin hommikul, kui tõusin, tegin oma võimlemised, asjad ja nägin arvutit, see oli tööga seotud. mul tekkis meeletu ärevus, jälle hakkas katus sõitma, jälle hakkasid needsamad asjad. Et noh, et kui ma olin juba saanud paremasse kohta, ehk siis see tööorjus ja see on ju selles mõttes nagu meil ju niivõrd tugevalt sees, ehk siis kood alateadvus on see, et ma pean olema tegija. Tegelikult on see pool, et ma olen inimene ja ma olen loov inimene. See on Mm. see kood, mis paneb inimesel loovuse tööle, onju. Ja minu ärevus lihtsalt nagu andis märku ja ma sain aru, et see on tööga seotud ja ma olin tervendanud oma eelmiseid elusid ja ma teadsin, et ma olin juba tööorjuses olnud ja ma nägin pilte, kus mind on pekstud ja ma pidin lükkama mingit asja, et nagu noh, ühesõnaga nii nagu orjad ikka onju. Nägin neid pilte, aga ma ei saanud seda koodi maha. Ja minu jaoks oli jälle seesama koht tuli meelde, mida ma olin 9 aastat tagasi öelnud, universum, palun saada mulle see tehnika või inimene, kes aitab mind nüüd järgmisele tasandile. Järgmisel päeval tuli kiri ühelt mu healt armsalt tuttavalt, kes kirjutas, et oo, ma käisin ühel lahedal sessioonil, äkki tahad ka, rohkem mitte midagi. Ja ma sain aru, jess, vastus on See on käes. märk. Jah. Vastus on käes, kirjutasin nii, mul on seda sessiooni vaja, kohe sain ja sealt läks edasi järgmine tasand, kus ma sain neid seansse, sain laadida maha enda tööorja energia, saad aru, sest närvisüsteem on pinges. Aga meil ei Mm. ole vaja ärevust, meil ei ole vaja stressi, meil on vaja olla rahus, loovuses, ühenduses iseendaga. nii et noh, see koht oli vaja kätte saada ja hologrammtehnika lihtsalt võimaldas selle koha ära puhastada, mida ma ei näinud, ei saanud ise kätte veel. Teadlik teadvus oli teadlik, aga see kood oli niivõrd selles mõttes. Ühesõnaga, selle koodi saime kätte ja palju teisi koode ka veel, mitte ainult seda, nii et ja see tehnika mulle meeldib selles mõttes väga ja praegust ma aitan tegelikult mõlema tehnikaga, nii et oleneb sellest, kus tasandil inimesel, kus ta on, et kui ta süüdistab ennast, siis tuleb alustada süütunnetega, siis need on valmis seansid.
aga kui ta juba ütleb nii, aita mul see kood ümber kodeerida ja kui ta ei teagi, siis me saame ise juba tegelikult selle teada, sest ega me ei saagi aru, meil on ainult lugu meie enda sees ja me näeme, et midagi on valesti, siis on vaja peegeldust, et siis saab nagu otsida üles, kus inimene on seal kinni. nii et äh, nii et ma selles mõttes ja seda hologrammiga täiesti fännan ja kellel on just, mis mind nagu just, et inimesed, kellel on ärevus või on depressioon juba, siis ma ütlen, et tulge, see kõik on võimalik, mis meil on, avada iseennast, oma potentsiaal, oma võimetele, oma annetele, nii et see on väga vägev. kuule, aga siis siin üks küsimus, et hologrammtehnika on see, et aga seda ju õpitakse, eks ju, see ei ole nii, et sa saad mingisuguse pataka mingi raamatu, on ju, ma lihtsalt küsin, mina näiteks numeroloogis pidin õppima ja see, et ma jõudsin nii kaugele, kuidas ma praegu seda valdan, pidi hästi palju tegema sünnikaarte, hästi palju nagu studeerima, oma kogemusel seda läbi elama, ennast lahti muukima, nii nagu sinagi, sa ütlesid, 9 aastat oled juba teinud. Et üks on see hologrammtehnika, mis see teine tehnika on, mida sa siis kasutad oma töös, kas see on mingi tunnetamine või? See on see FFT, see on selles mõttes see, et see on lahtilaskmine selleks, et nagu, mida sa said kogeda, vabastades süütunnet, ehk siis hakates lahti laskma neid tundekihte, mis siis on nagu seotud hirmudega, sest esimene kiht on hirmud, inimene kardab hästi ju kõiki asju, hirm muutuda, noh, selles mõttes, et seda energiat tervendada, siis seda FFT-ga aitan, aga hologrammiga häkime ja teeme selle mustri korda ja mis siis tegelikult inimest segab, et ta ei saaks, et ta nagu energia läheks liikuma, sest ülitundlik inimene, nagu mina olen, siis ma ju kohe tundsin ära, kus minul energia jäi nagu katkes, ma kohe tunnen ära seda. Mm. Kohe näen ajaliinil, kui kuskilt nagu noh, et kui tugevalt ma olin vanasti nagu puudus energias, et aega on puudu, raha on puudu, kõike on puudu ja see väljendus just selles mõttes selle depressiooni näol on ju. ja aga kui see ära tervendada, et mitte midagi ei ole puudu, kõik on külluses, siis energia läheb liikuma ja need ongi aidanud ja ma ja selles mõttes sa küsisid, palju ma olen õppinud ja 2023 hakkasin õppima ja nüüd ma läksin sügises samamoodi täiendama ennast, samamoodi õpin veel edasi, et minu teadlikkus ja minul kogu aeg kasvaks, sest Mm. inimestel on erinevaid kihte, et selles mõttes, et kui sa ise oled saanud ennast tasakaalu, siis on ülioluline nagu ennast edasi arendada, et ma saaksin ja nii et ma õpin täna seda veel edasi, et olla selle ala spetsialist, olla selles alas ekspert. Aga siis mina sain selle vaata kaugjuhtimisega, mina ütleksin, et minul väga hästi nagu sobis see asi. Et mul on siin 2 küsimust, vaata, sina ju leidsid mind tänu sellele, et ma kuskil üles hõikasin selle väga kihvti, ma olen nii tänulik, et sa mu ellu niimoodi tulid. Et aga kuidas teised leiavad sind, kuidas sind üles leida üleüldse, sest mul on ka siin kliente olnud Ameerikast, Austraaliast ja teate, uskuge mind, see toimis väga hästi, et nagu mega hästi tuli kohale, et mina elan Soomes, kes veel ei tea. Et kuidas need inimesed leiaksid, et üks asi on nüüd, nad näevad siin Triinu Jaakso, et kas sulle saab Messengeri näiteks kirjutada? Ja absoluutselt, et see on selles mõttes sama kiire viis ja siis on mul kodulehekülg mõttemustritevägi.ee või siis triinu@mõttemustritevägi.ee, kõik saavad kirjutada, küsida, et ja, et selle nime järgi leiab ilusti, seal, kus on pildiga, minu arust on mul üks konto, mis on tühi, et pildiga on see õige, nii et ja triinu@mõttemustritevägi.ee saab samamoodi kirjutada, küsida ja ma teengi tegelikult seda seanssi just läbi Zoomi, nii nagu me praegu suhtleme, sest see oli minu jaoks, tervenemise jaoks kõige parem asi. Sest et kui sa oled elus selles kohas, kus sul pole elujõudu, sa ei jõuagi minna teraapias, kas sa kujutad ette? Sa ei Mm, jõua ja sa saad teraapia kodu. See on ülihea viis tervenemiseks. mm, Selles mõttes ma soovitan seda, sest see tegelikult see teraapia, kui inimesed alustavad, see teraapia on tegelikult nii võimas, et sul võib järgmisel päeval hakata noh, energia shift ima ja tundlik inimene võib sellest ära ehmatada, millest ei tohiks ehmuda, aga meie energia
on siis see, kes kardab muutuda. Inimene kardab muutuda, see on kõige suurem asi, millega tuleb veel ekstra tegeleda. Et siis ta nagu noh, vaid ma saan teda kohe jooksvalt aidata, et ta mm, ei, et ta saab edasi liikuda. Et see ongi mm. see, et kui sa võtad eesmärgi edasi liikuda, siis universum annab sulle järgmisi kihte, kogu aeg annab järgmisi kihte. ainult vaata ja ainult küsi, ainult muuda. et noh, et see ongi tegelikult see töö, mis ma olen teinud täna, et ma siin olen On, üks, tasakaalus. üks asi, Triinukene, et ole hea, vaata, kas ma panin sulle mõttemustrite vägi.ee su nime taha, vaata, ja, kas see läks nüüd õigesti. ja see läks täiesti õigesti. Ja, et vaadake siis sinna selle kodulehel kaudu saate te Triinuga ühendust võtta, aga ma praegu täiega tajun sellist asja, et tead, et vaata, nii nagu ma teen neid sünnikaarte, siis sünnikaarte ma teen suulisi ja teen kirjalikku, siis mina annan lihtsalt inimesele nagu tööriistad kätte. Ja vot siin ongi üks minu mõte, miks ma neid üldse podcast'e hakkasin tegema, üles kutsusin inimesi ja ma olen nagu tohutult õnnelik selle üle, et sina oled üks nende seast. Teie, kallid, kes te juba olete ka andnud endast teada, et kirjutage Messengeri nii nagu Triin tegi, ikka nagu täiega peale suruda, vaata, siis surub läbi ka. et see tööriist on nii mega huvitav, et vaata, sina oled nagu täiega konkreetselt mulle praegu üks käepikendus, et kui ma tegin nüüd sinule ka selle sünnikaardi analüüsi kirjaliku, sealt tuli välja see vanemate poolt siis see karmavõlg on ju, mis trigerdaski ema nagu numbrit konkreetselt 3 ja Triin andiski mulle nii lahedalt sealt kohe teada sinna Messengeri, ütles, et Merike, sellega ma olengi siin tegelenud ja saad aru, kui lahe on näiteks teie ka, kallid naised-mehed, kes te olete saanud nüüd ka juba need oma sünnikaardid ja te näete, et teil on mingi nõeld on südames, nii kui te loete nagu selle karmavõlgade osa ära, on ju, mõtlete, et kurjam. See on üks asi, millega te saate näiteks siin kas Triinu poole pöörduda, sest Triinu muukis minul lahti, ütleme, siis ta jõudis ikka, vaata nii sügavale, nii teise kohta, mis ma üldse arvasin, kus kohas mul on nagu see veipimise värk kinni. No üldse läksime emast ka natuke mööda, üldse kuskile sinna, et ossa vait, ma ütlen kohe. Et tönnisin nutta ja siis, kui Triin küsis järgmine päev, et kuidas see on nagu, et kuidas mul on, ma ütlen, täitsa peks, mul on nii palju energiat, et ma ei tea. Et kui enne oli energiat, siis nüüd on nagu vapsee niimoodi, et võta mees sülle, viska õhku ja kinni ei püüa. See on minu arust nagu kõige megam, et me saame oma eluenergia tagasi. Mõtle, mm, millised tehnikad on olemas. Meie esivanemad ju ei ole saanud seda ja meile on see antud. mm, Kasutage võimalust olla hästi. olla oma jõus ja väes. See on nagu parim asi, ma olen nii tänulik, et ma läksin sellele teekonnale, ma tegin otsuse, et ma soovin tulla välja, avada oma anded, arendada neid ja viia samamoodi suguvõsa järgmisele tasandile, et kõik teised saaksid ka teada, milline siis päris elu on. sest vaadake, kui huvitav on üks asi siin, et ma vaatan Triinu seda kaarti ka, aga noh, ütleme okei okay,, väga paljudel on üks selline number siin sees, mis tuleb, see on vaimsel kolmnurgas ja ma ei mäleta, kas see on nüüd 21 või 22. Ma võin natuke nüüd eksida. vaat pole, Triinul on igatahes 22 siin kirjas ja on see lugu, et see muster tuleb kuskilt suguvõsast ja ma tean, väga paljudel on seesama lugu ja siis justkui nagu sinu töö, noh, tehtava, ma ei tea, kas see on eesti keeles ka sama sõna, aga sina nagu peaksid justkui selle nüüd nagu lõpetama. Aga puudub ju arusaamine, kuidas me seda teeme, on ju. sest on igasugused sõltuvused, kaassõltuvused, töönarkomaania, kõik asjad, mis meil nagu näiteks minul ka trigerdab 15-ga tuleb ikka üle. noh, töö mulle räigelt meeldib, aga see ka, et mul on 8 näiteks see elutee number, nii nagu sinul, Triinu, on see sünnipäevas, siis see, et nagu tohutult peab rauda taguma, saad aru, nagu see on ka jälle see õppimise koht, et ma tunnen täiega süüdi ennast, kui ma nagu puhkan. Tavaliselt mul tuleb siis kas gripp või mingisugune nohu või ühesõnaga gripis ka ma olen kord 2 aastat, 2 korda maks nagu aastas. siis ma saan aru, okei okay,, pingutasin üle veits ja saan aru. nagu naerma ajab, aga saad aru, just seesama, et jällegi sinu tehnikad aitavad ja mina näiteks, millest ma praegu täiega nagu mõtlen, kui lahe nagu tööriist see on selles suhtes, et ka suhete kogemused. nii nagu, ma ei tea, kuidagi väga trigerdab praegu see, et suhetes, kuidas me nagu taame rauda ja jookseme nagu tühja, et
sa kogu aeg tunned, et sa pead nagu tegema ja siis sa ju õpetad seda teist poolt, no vahet pole, kas sa oled mees või naine, eks ju, meestel on samasugused lood nagu naistelgi, et on õudseid naisi ju, kes ju meeste üle lihtsalt noh, mõnitavad ja manipuleerivad ja igasugust asja, jube mõelda lausa. et aga saad aru, et see, et kuidas me ennast lihtsalt nagu tühjaks ja väikseks teeme, et kirjutage ka siia kommentaaridesse teie kallid naised, mehed, kes te olete nagu ennast aidanud mingite tehnikatega ja kas on toiminud. Mina olen näiteks hästi palju iseendaga tööd teinud. Aga näete, noh ikkagi, ma olen nii õnnelik, et Triinu oma tehnikat pakkus ja see asi, ma olen võtnud seal, mis asi see on, kas see on see psühhoteraapia või? Mitte kooma läinud, aga on kuidagi alateadvusesse nagu mindud, vaata minu alateadvusega toimetatud psühhoteraapia. noh, ühesõnaga, no siin Triinu ei pannud mitte midagi minuga teistmoodi tegema, kui ma pidin temaga kaasa töötama ja siis lõpuks ta jõudis sinna õigesse auku. minu jaoks oli hämmastav, lihtsalt hämmastav. me pole nüüd kokku leppinud Triinuga, et ma pean teda üles truunima, aga saad aru, see oli selline asi, et ma ütlesin Triinule, et ma lihtsalt raudselt räägin, et kuidas sai mind niimoodi nagu nutma nende asjade pärast, mida ma ei mäletanudki. ja ma mitte kordagi ei jäänud magama, sellepärast et oli lihtsalt esiteks nõksu piinlik ja siis Triinu ütleski, et kaks varianti, et kas inimesed hakkavad tohutult nutma. Ma ei mäleta, mis see teine variant on, haigutama hakkasid või magama tahtsid minna. haigutasime me kogu aeg Triinuga seal selle seansi jooksul, et siis nagu energiat hakkasid jooksma. No ma ja jälle rääkisin nii palju, aga räägi sina, jah. ja ega selles mõttes ongi, et meil ongi vaja jõuda nendesse sügavamatesse kihtidesse, sest tegelikult ongi see, et me kaabime kogu aeg pealt, vabastame, mis tunneb, on ju, aga see muster on siin salakavalalt meil seal täiesti juurpõhjuses ja me ei saa nendest aru. Mhm. Aru, et me selles mõttes hakkamegi nagu selle tehnikaga otsimagi neid šokke, blokke, neid mingisuguseid mälestusi, mis on kuskil ära peidetud, salvestatud, me isegi ei mäleta seda, aga siis tuleb ette see ja me tuleme taipama, õige, see on sellest. Noh, et just see sügavamale minek annab selle juurpõhjuse nagu kätte, sest mina püüan ka siin inimestele rääkida oma juurpõhjuseid, aga kui ta ise ei häki lahti või ta ise ei vali selle endaga tööd teha, onju, Mm, siis noh, siis see rääkimine lihtsalt võib-olla toimib mõnel, võib-olla mitte, ma ei tea. Et mina lihtsalt nagu, minul on vaja nagu väga selgelt alateadvusele selgeks teha, sest vaata, alateadvus juhib ju, see on ju kõik salvestanud endale sellised programmid, onju. Ja nüüd, kui tuleb uus arusaamine, siis ta nagu noh, tal on vaja, et see energia ära muundada sealt, vastu võtta uus teadlikkus, sest mm, me olemegi ju olnud nii ära programmeeritud, millised me peame olema, kuidas me mm, peame tegema. Mul oli 2019, mida ma räägin ka, oli kilpnäärme ületalitus. mm, See oli nagu veel üks latakas, millest ma ei häkkinud ise läbi. Ja see oli samamoodi seotud emaga. Ja selle koodi taga oli see, et ma pean olema selline, nagu ema tahab. Saad aru? Alateadlik, alateadlik. Ja need ongi kõikide meie haiguste taga. Ei ole selles mõttes, see lihtsalt energia on kinni ja me ei näe seda kohta. Ja siis, kui ma olin selles kilpnääre ületalituses, ma pean olema selline, kui ema tahab ja kui me selle koodi lahti saime, mu kilpnäärme paranes. Saad aru? Et selles mõttes kujuta ette, mis ma praegu teen. Ma kirjutan üles kõik asjad, mida sa mulle praegu loed ja saad aru. Sorry, ma annan kohe sulle tagasi, ma olen praegu nii erutatud lihtsalt sellepärast, et ma olen käinud mitme massööri juures ja siis nad ütlevad mulle ka, et kas kilpnääret oled nagu no mitte proovinud, mis on nagu kontrollinud, eks ju, mu emal on ära lõigatud see. ja siis mõtlen, et ma ei tea, nii huvitav nagu, oota kohe, oota kohe ma annan Triinu tagasi, seepärast et praegu ma täiega kirjutan üles, et ma ei unustaks Triinuga rääkida sel teemal. Ja siis saad aru, siis ma kontrollisin ja mul on rauda tohutult palju ja arstid ei näe, et mul oleks vaja veel midagi teha nagu ja siis sa praegu räägid. No meil tuli ka, minu pool tuli ka nagu ema värk nagu, aga me läksime veel emast ka veel mööda, veel kuskile kaugemale läksime, siis ma nagu ahku heitsin, ma mõtlesin, et Jeesus Maria, päriselt nagu. Nii, sa näitasid näpuga sinu kord, et ma olen praegu nii erutatud, lihtsalt kirjutasin kähku üles, ei, mis. ma lihtsalt, ma saangi aru, et sa lihtsalt jõudsid selleni, selle koodini, et ma pean olema selline, nagu ema tahab. Et Mhm, seesama, see ema, see kolmene number,
mhm, millest mul ei olnud ennem teadlikkust, aga kõik asjad, mida ma olen lahendanud, on just nagu ära kodeeritud, et ma nagu, et ma ei saakski nagu valida oma teed, saad aru? mhm, Niivõrd pimedad kohad, et ma pidin nagu kannatama ärevuse all, depressiooni all, kilpnäärme ületalituse all, onju, et saada nendest energeetilistest lõksudest lahti. Ja mitte selleks, et mul oleks halb ema, mul on ideaalne ema, mul on mhm. väga lahe ema, aga lihtsalt see on minu õppetund. Ja, olla iseseisev ja väekas naine, see on minu õppetund. See ongi, sellepärast ma teengi ja sellepärast ma jagangi, et ka teised, kes on võib-olla hädas sellega, saaksid teadlikumaks, et see ei ole normaalne. Ma võin olla mina ise ja ma võin mm, teha seda, mis ma tahan. Aga vaata, kus ma pidin pimedad kohad läbi käima, et saada enda organism tagasi tasakaalu. Sest kui su mm, sees on see muster, et sa võid käia massaažis ja teha, aga see muster toimetab nii kaua, kui sa selle kätte saad. Ja siis rahuneb keha maha, saad aru, sest keha ju räägib. Haigus tuleb sellepärast, et nagu ei ole tasakaalu, ei ole seda enda energiavoolus olemist. Ja, mm, ja see ongi see pool, mida ma olen siis ennast tervendanud, et tulla ära siia kohta ja, ja ollagi selles et mu hing oleks vaba, et ma teen seda, mida mina tunnen ja mida mina armastan. Nii et noh, vaata, millise teekonna ma olen pidanud läbi käima, et saada täna siia, et olla rahulik ja roosa ja mhm, jagada siis maailmale seda tõde, et ka teised saaksid olla samamoodi oma väes, oma jõus, oma tões, sest et vaata, kui sa tõde ei saa rääkida, onju, siis see mis kurk ongi valutab. Mhm. jah, siis ongi kurguvalu, siis ongi kilpnääre, onju, aga see on minu sünniõigus rääkida minu tõde ja see on minu tõde, ma olen ära tervendanud sellest ja ma olen Issand, nii kaine. huvitav. Mul on nii palju küsimusi veel, ma küll siin täitsa niimoodi mõtlesin nii inetust ja ahhuetsin, aga see on üks minu selline väljendus siis, kui ma tegelikult olen ekraani taga, siis kui te mind ei näe. Ma lihtsalt olen nii erutatud sellest Kirpnärve jutust, et issand jumal, kui huvitav. Üks asi, mis mulle tohutult palju meeldis praegu, mis sa ütlesid ja mina olen seda meelt ka. mina ei ole ema süüdistamises ja Triinu ka ei ole ema süüdistamises, et siin ma ütlen nagu meie eest praegu räägin kõigile meile, et need on need õppetunnid, mis tulevad sünnikaardist välja, mis on sinu eksam siin elus. mitte Mhm. ei tähenda seda, et sa lähed emale, kuule, täitsa lõpus tulu, mis mulle praegu öeldi. lõpeta kohe ära. seepärast teate, emal ja isal on omad jutud, millega nemad maadlevad ja nendel on antud ju tegelikult roll ka siin. me ise oleme nad valinud lõppkokkuvõttes, nii nagu ma räägin kõigile, et me ise valime nad. võtsingi sellise ema, ma ei tea, mille pärast ma ei saa olla ta peale vihane. Täpselt just. muidugi Mhm. jah, Ja see emaga ma ongi, ei saa sellest rääkida, seepärast et ema on hoopis teise maailma inimene, sest kui ma temale hakkan seda rääkima, et ma kunagi tead, enne kui füüsilises kehas olid, et ma sind endale valisin, siis ta ütleb, loll oled peast või mis sa söönud oled, et kuule, lõpeta ära selle mingi pasa jutu rääkimine. et noh, saad aru, lihtsalt see on hea, et meie siin seda räägime. siis üks asi, mis ma tahtsin küsida, kuidas sul siis lood on kilpnäärmega praegu? ma olen käinud pisteliselt tegemas vereanalüüse juba sellepärast huvi pärast. korras on. nägid? All Kõik right. on korras, kõik on korras ja see, mis oli, oli tegelikult õudne. Ja muidugi siis saadeti mind ka selles mõttes sinna, ongi Kilpnäärme astun ka. Ja siis, kui ma sinna läksin, siis nad tahtsid kribada mulle hunniku tablette. Ma ütlesin, ei, ei ole vaja, küll mina saan ise. Et ma Mhm. nagu olen see koht, kes siis nagu läheb arsti juurde ja siis, kui ta saab nagu teada, mis tal viga on, siis ma ütlen nii, ma hakkan tööle, kõik, aitäh, mul on diagnoos käes. Nüüd hakkab Triinu tööle. Et see ongi see pool, et noh, keha on lihtsalt nii ülitark ja, ja meie oleme samamoodi targad ja meie saame kõike ümber pöörata. Ja vaata, kui ja lihtsalt keel ei püsi suus kinni praegu. ma tahtsin ütelda, et tead, kui naljakas, et sinule nagu öeldi, et palju nagu tablette, et nüüd on nagu see faas, eks ju. minul on see asi, et ma olen ise käinud nüüd peale seda vist kas äkki 4 korda.
et davai, puurige välja, et mul pidi olema kilpnärvis mingi jama, vaata, et saaks tabletid kätte. ja siis nad ütlevad, ei, veel ei ole nagu midagi, et praegu on nagu kõik okei, aga näha on, et teil on seal mingi probleem. ja siis ma mõtlen, et äkki see ongi see, et universum ei taha, et ma neid mingeid tablette saan, sellepärast et ma olen kohe-kohe saamas abi, saad sa aru. Nüüd sellel aastal käisin sellega, ma polnud ju selle aasta alguses, et ma ei teinud podcast'e, ma ei tutvunud niimoodi inimestega, mul lihtsalt, saate aru, mul kogu aeg nagu justkui keegi taob jalaga tagumikku, et davai, räägi seda, ütle seda ja näete, nüüd tuleb Triin, on ju, siis meil on siin issand jumal, et ma nüüd valesti ütlen, mul on igasugused huvitavad, Kirsti on käinud, mul ei tule praegu nimi meelde, vahet ei ole, järelikult ei pea tulema. Nii huvitavad inimesed, kelle käest nagu olen mina isiklikult abi saanud ja neid abipakkujaid on selles suhtes palju ja tasubki katsetada seda, kes sulle päriselt nagu jõuab, sellepärast et näiteks üks, et võib-olla Kirsti tegi oma hüpnoteraapiaga mulle mingi ukse juba lahti, siis siin oli üks lüli oli veel täitsa pekkis, ma tahan nii ütelda selle naise nime. Oodake, ma ütlen kohe selle nime praegu ära. Ma teen alati nalja, et ärge öelge mulle, mis teie nimi on. Maila. Ärge öelge, mis teie nimi on, öelge, mis päeval sündinud olete. Maila on 22 sündinud. Vot. Siis Maila tegi oma protseduuri mulle veel ära ja saad aru ja siis nüüd tundus, et vot siin oli üks lüli veel puudu. Ja Triinu, kui sina tulidki minu ellu, vaata, et siin need asjad, et saad aru, et ma olen nagu räigelt kõigile tänulik. Mhm. Ja mul on veel üks küsimus sulle, me ei ole veel lõpetamas, natukene lihtsalt ma ei kirjuta kogu aeg küsimusi üles, aga mul jäävad need siia, et sul on ju üks kogukond. Te saate ju kuskil kokku ka, et kas mul on Facebook? praegu selline kogukond, mis on nagu Facebookis, kus ma lihtsalt jagan inimesed, keda ma kõnetan, need kirjutavad, aga ma järgmisest aastast tahaks teha sellise kogukonna, kus on nagu tõesti korjata need inimesed üles, kes päriselt tahavad kasvada. nii et ma olen Mm. praegu seda nagu seda tasulist gruppi koostamas. Sest et see ongi see pool, et kui sa tahad õppida, areneda, siis sa tahad ka panustada, onju et praegust ma jagan lihtsalt oma lugu ja neid asju on mul kaks gruppi. Ärevushäire coach Triinu Jaaksoo ja teine on Elu Kristallmäel. Ja see Mm. laadis mulle alla siis nüüd mingi aeg, kui ma tegin ka kellegiga sessiooni, sest ma ise tunnen täna juba elu täiesti teisel tasandil. Ja et kui ma selle ärevushäire coach'i selle grupi tegin, siis ma olin selles kohas, kus ma veel nagu ronisin ülesse. Siis ma nagu tundsin, et ma tahan teha teist gruppi, et elu kristallmäel, mida see on ja et siis see on see koht, kus sa tunned ennast voolus, sa tunned ennast rahulikult ja sa ei ole enam seda meeletut rapsimist, seda ellujäämist, vaid seal on see usalduse koht. Et ma usaldan ja ma tean, et kõik toimib ja siis ma jah, loon ja jagan seal nagu ja need, kes märkavad või ärkavad, keda ma kõnetan, need siis kirjutavad mulle. Siis see on mul jälle väike üleskutse kõigile teile, kallid mehed ja naised, et kes te olete ka oma ärevustega seal punes olnud, et kuidas teie sellega olete nagu hakkama saanud, kas te arvate, et olete hakkama saanud või siis on ikkagi midagi siin sees veel olemas? teate, mul täna käis nii huvitav üks asi, ma ei tea, ma pean järelikult sellest rääkima. Üks kooselu, mis kestis pikalt ja ma sain aru, et ma pidin selle ära lõpetama, see lõppes selles suhtes peale seda ma kuidas ma ütlen, ma mitte ei langenud, aga siis ma sain veel rohkem tõuke sellele, et universum on olemas ja ma pean hakkama aru saama, kuidas inimesi välja selgitada, et lihtsalt vähem haiget saada. siis mul oli selline pikalt, see hakkas kõik sealt suhtest pihta, et mul käed värisesid kogu aeg. ma ei saanud kontrolli alla ja siis täna nüüd üks hommik oli, täna hommikul oli siis üks kõne ja mu lähedaselt inimeselt ja üsna sarnane probleem, mis siis minul oli tookord ja saate aru, kuidas mu keha tundis ära selle probleemi. Ja siis ma ütlesin oma elukaaslasele, et täitsa lõpp, tule kallista, ütle, et kõik on meil hästi, mitte ära ütle, et aga lihtsalt kallistama, seepärast ma pidin oma käed korda saama. ja saate aru, vot see on see, et lihtsalt mul tuli meelde see tunne, ma võtsin hästi kähku selle endale, ma proovisin endaga kohe tööd teha, Merike, sinul on kõik hästi. et see tunne lihtsalt, ta tuli peegeldama mulle seda tunnet, kuidas ma olin aastaid, ehk siis ma ütlen ikkagi depressioon, ärevus, kõik asjad. sest ma uurisin, no mis ma siin
ma keerutan kogu aeg ümber palava pudru, aga ma elasin sellise tohutult narcissistliku inimesega koos tegelikult. Ja te olete kuulnud aeg-ajalt, ma ikkagi nendest numbritest räägin siin, aga see oli minu lugu. See ei ole see, et need inimesed on sellised, sest nende numbritega inimesed on väga paljud tulnud mulle klientideks ja see on õppekoht mulle aru saada, et nii nagu ma olen sündinud 16, et kõik 16 ei ole narcissistid näiteks. No see on lihtsalt üks näide, eks ju. Lihtsalt see oli see hetk ja ma tahtsingi teada näiteks, miks me osad inimesed oleme sellised, miks mõnel tuleb see narcissistlik kuus välja ja ma olen suht kindel, nagu näiteks siin numeroloogias ka öeldakse, et ei ole halbu ega häid inimesi. lihtsalt see, kuhu poole me rohkem nagu kaldume. meil on kõigil võimalus endaga tööd teha, kõigil. lihtsalt see, et kas me saame sellest aru ja kas me tahame ennast aidata. Ja tuleb ju välja näiteks läbi sünnikaardi ka need karmavõlad. See ei ole lihtsalt niisama moka nagu määrimiseks sinna nagu pandud, aga see on see koht, mis sind tegelikult trigerdab. Samamoodi mind ka ju trigerdab, nii nagu Triinugi sai kinnitust läbi sünnikaardi. See ei ole lihtsalt see, et sa loed ära, vaata nagu mingi Õhtulehe uudise on ju ja mõtled, jah, on jah niimoodi, mis siis vaata. See on see koht, kus sa pead tööd tegema, nagu sitaks palju tööd iseendaga. muidugi see on see koht, kus, kas sa tahad seda või mitte. Läksin praegu väga tundeliseks, vaadake siis, kui keegi satub minu juurde vot niimoodi nagu näost näkku rääkima, siis vot niimoodi ma räägingi. seepärast, et ma lähen täiega käima. eriti siis, kui ma rääkisin kellegagi, issand, ma ei mäleta, kes see nüüd oli, ma podcast'i nii palju teinud, aga sina ka näiteks, Triin. Triinu on küll hästi taltsutatud selline naine, mina olen temperamentne. et aga siis ma ütlesin ka sellele naisele, kellega ma rääkisin podcast'is, et kas sa ei saa aru, et hakka endaga tegelema, saad aru, lähed nagu närvi juba. No minusugune selline tead, et kas sa ei saa aru, et sinu mingi numbrid trigerdavad. Triinu on hästi rahulik. Triinu ma oskab olen väga ilusti praegu rääkida. rahulik, aga minu vana mina oli selles mõttes, no see on ka see seotud ema mustriga, et kas meie sees on võitlev ema või ei ole, onju, et noh, et ma olen selle koodi ka maha rahustanud, maha võtnud, sest tegelikult minu sees oli nagu hästi tugev agressioon, hästi selles mõttes ma olen neid nii palju maha laadinud, et ma olen siin täiesti rahulik ja rõõsa ja roosa. Küll, kui tuleb klient ja ma selles mõttes ja kui ma näen, et ta on nagu väga sitas kohas, siis ma tahaks ka öelda, tee seekord, 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 onju. aga ma ei tohi, vaata, siin on ka see õppetund, et ma aktsepteerin. Noh, ma ei pea Mhm. teda suruma, tema peab ise valima. Et noh, siis läheb jälle see päästjasse, onju, et inimene ise valib, kas ta valib olla oma jõus ja väes või kuidas ta tahab elada, onju. Mina lihtsalt minule meeldib tänane elu rohkem, ilma ärevuseta, olla vastutav iseenda elu eest, selles mõttes iseenda raha eest, et mitte olla sõltuv. Nii et jah, see ongi nagu see koht, mida mina enda luues enda elu, enda ettevõtet, et kõik saaksid olla seda mina ise ja ise luua, mis on nende võimekus. mul on üks küsimus jälle. Tähendab, enne seda, kui ma veel küsin, siis ma tahtsin ütelda et siin teie, kes te jälgite, kallid mehed, naised ja veel mõtted sügate kukalt, et ei tea, kas kirjutaks Merikesele või mitte. Et mis ma seal räägin? Vaata, siis ma täiesti annan teile nagu garantii, et kui me vot niimoodi räägime nagu Triinuga täitsa niimoodi esimest korda ja on teisigi naisi siin, kes mul on olnud, siis lihtsalt teate, niimoodi räägime kui omavahel ja siis ärge üldse põdege, lihtsalt kirjutage mulle Messengeri ka, andke ennast üles ja vot küll me loome sellise mõnusa loo, kus me saame lihtsalt rääkida ja arutada ja rääkida oma lugusid, kuidas me oleme ennast aidanud. Triinu Mhm. Kallikene, et selles suhtes, et sul on nüüd ju töökogemust ka juba on ju inimeste puhul, et sul on pöördunud inimesed. kas sul on selliseid kliente ka olnud? ja ütleme ikkagi kliendid, kes sinu poole siis juba pöörduvad, nad tegelikult peaksid olema nagu justkui valmis ennast aitama. Kas on olnud sellist juhtumit, kes on öelnud ka, et noh, ma ei tea, et kurja me ei tööta, vaata. noh, kes on nagu negatiivselt. minul on, et ma annan natukene sul nüüd mõelda, aga minul on näiteks kirjalikus olnud kaks inimest, kes ei ole nagu aru saanud. muidugi siis teate, siis minuga on nagu selline lugu. kui ma vaatan numbreid, siis ma saan aru küll, kuskohast tal see trigerdab. ta ei ole valmis võtma vastu tõde. ma ei hakka temaga võitlema, sina ei näe ju numbreid, eks ju. sina
käitud inimestega teistmoodi. Mina tean, mis numbrid hakkavad inimesel trigerdama ja siis ma saan aru, et ma ei pea seda südamesse võtma. Et ja tuulistega mul ei ole nii olnud. minu juurde on ka jõudnud erinevad inimesed erinevate teemadega. Mis on siin vaja nagu inimestel teadlikkust, on see koht, et kui inimene tuleb sessioonile ja kui ta pole varem endaga tegelenud, siis see seanss on nii võimas. Ja kui inimene ei ole muutuseks valmis, see on see Mm, muutumine, siis ta võib kukkuda selles mõttes, ta võib kukkuda selles mõttes võib-olla natukene halvemasse seisu, kui ta tuli. Aga see on mm, selles mõttes trigger'i koht, sellepärast et seal on see, kas ta läheb edasi või kukub tagasi ja mm, kas ta saab aru, et muutumine võib olla ka lihtne ja kerge. Et need on kõik alateadvuses olevad mängud, et egomängud ja nii, sorry, et just selles mõttes, et ja siis nad ehmatavad ära. Aga tegelikult ma olen kogu aeg neid julgustanud ja öelnud, et jee, sa näed, et asi toimib. Kui sul on täna sitt olla, siis tähendab seda, et see asi toimib. Aga nad mm, ehmatavad ära, et see on jama, et mul peaks kohe hea hakkama. Ei hakka. No ei hakka, kõigepealt lähed sa veel selle sügavamasse, et sa saaksid selle valu kõik sealt lahti protsessida. Ja see tähendabki seda, et tegelikult peale seanssi võibki inimesel olla veel ärevus, aga sest ta hoiab ju kinni ennast seda. Aga kui ta mm, kukub valusse, hakkab nutma, siis läheb jälle liikuma kõik ja siis hakkab energia tõusma, onju. mm, Et, et mida ma ütlen, et inimesed on see pool, et kui nad tulevad, on 60 pluss, siis nad arvavad, et ühe seansiga saab terveks. mhm, No ei saa. Et mina ärkasin, mõtle, universum äratas mind üles juba kui ma olin 33, mm, siis juba tegelikult hakkasid ju kõik inimesed ärkama, kes siis olid sellel esimesel lainel äratusel. Mina ju ei saanud aru, ma ju käisin küll teraapiates, aga ma ei jõudnud, ei osanud vaadata iseendasse. Ei olnud seda teraapiat, kes ütleks, kuule, vaata iseendasse. Nii et alles teise laine ajal, kui universum äratas, siis hakkasin ma vaatama iseendasse. Nii et täna on juba kolmas laine, nii et kõik, kes selles mõttes sinna tunneb, et turbulentsid käivad, siis julgelt võtta ühendust ja hakkame liikuma. Nii issand, et kui huvitav. et see ongi see pool, et me ei saa ju ennem aru, et aga universum paneb meid kasvama, ega meil ei ole siin maa peal ongi see pool, et kas sa tahad kasvada või sa ei taha kasvada ja kui sa ei taha kasvada, siis su tervis on kehva ja kui sa tahad kasvada, siis su tervis on väga hea, siis sul on eluenergiat, siis sa oled täiesti oma jõus ja väes ja sul on elamine täiesti mõnus, noh, Mm, et see töö, mis ma olen endaga teinud, ma võin öelda, et see on kõige parem töö. Mul ei ole täna mitte midagi viga, kui ma 10 aastat tagasi ainult rääkisin, mis mul viga on, siis nüüd ei mhm, ole enam seda kohta. Noh, ma lähen ja jooksen, teen trenni, teen kõiki neid asju, sest mul ei ole mitte midagi. Lihtsalt on hea olla ja, ei ja ole siis vabandusi. ja siis on ju väga mõnus teha kõiki asju, nii et ja see ongi see pool, mida ma täna siis võib-olla kõige suuremalt läbi teen, et ma tulen avalikuks, sest Mm, nähtamatu loor on niivõrd samamoodi selline, millest on vaja läbi tulla, et selle nähtavaks saada. Et ma olen sellega tegelenud nüüd terve selle aasta, et olen tulnud järjest rohkem nähtavale oma looga ja oma nende tegemistega, et inimesed saaksid teadlikumaks. Nii et seda ma kasvatangi siin, et inimestel oleks teadlikkus, et nad et teaksid, et täna on ärkamiste aeg ja kõik, kes tahavad ärgata, siis kõigil on antud võimalus. ma vaatan praegu see ameti kolmnurka ehk siis seal on 19, seal on 6. Siis 6 on see, et läbi enda eeskuju teiste aitamine, näidata läbi oma enda eeskuju ja siis sealt tuleb väga hästi välja ka see sinu loovus, et sul ei mäleta, et tegite ise ka seal puukingasid ja sa ütlesid mingitest lehti seadsid seal. sul on hästi hea silm ja vesi kindlasti tõmbab ka, vee poole tõmbab sind kuidagi arvatavasti. Siis 3 tähendab, sul on 2 korda 3 ameti kolmnurgas, mis viitab sellele, et sa pead olema nähtaval.
ehk siis blogipidaja, Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, kaikki jutud, kogu kompott. 22 on see, et sa suudad tegelikult väga paljude asjadega tegeleda ja see on ka hästi vaimne number. sul on seda ka kaks korda, nii et ehk siis täiskäik edasi ja 19 viitab sellele, et sa oled selline, issand jumal, kuidas seal on, särad nagu täht, ehk siis sa oled staar. sa peaksid just pildis nagu olema, sa oled inimene, kes oskab nagu vedada asju. Vedada, ma ei oska, nüüd üks sõna on mul puudu. ehk siis selle teine pool on see, et sa peaksid jaanitulest eemale hoidma, et sa ennast ära ei põleta. tuleenergia, jah. okei, aga vaata, ärevuse ja depressiooni puhul ongi see pool, et kui inimene on alla surutud, siis see tuleenergia on surutud tal enda sissepoole, saad aru? Mhm, Ja see ongi see, mis hävitab inimese seestpoolt ära. mhm, Nüüd, kus ma olen selle nagu lahti saanud ja hakkan järjest rohkem oma jõudu ja väge välja näitama, siis see kasvab. Et mhm, täna on nagu see koht, et ärevus ja depressioon ongi selles mõttes see koht, kus sa ei tunnegi ennast hästi, sest sa oled nii alla surutud. Ja, mhm, ja siin ongi vaja need ära muuta, sest tegelikult ju ärevuse ja depressiooni inimene ei armasta ennast, ta vihkab ennast ja mhm, see on taga trauma ja kui see trauma tervendada, siis lähebki energia, läheb kõik õigeks ja sa saadki hakata tegema neid asju, mida sa armastad ja sa hakkad tegema asju läbi armastuse, sest minu mhm, vana mina tegi ju tegelikult asju, noh, mis asju, tegi tegevusi nii nagu minu esivanemadki, kas selles mõttes tööd tehti raha pärast, tööd tehti sellepärast, et peab tegema, aga mhm, keegi ei teadnud, et aga võiks olla selline töö, mida sa armastad. Et mhm, see on minu teadlikkuses nüüd alles, et ma võin teha seda, mida mina armastan. mhm. Ja et kõik need, see endaga töö on olnud täna minu arust kõige ägedam asi, sest sa saad olla päriselt mina ise. Nii issand, et kui kihvt kellaaeg on. ma väga pean sind katkestama, aga vaadake, mis kell on praegu. 13:31, ma ei tea, kuidas teie seda näete, aga mega huvitav. ja mhm. 13 on transformatsioon. okei, et see transformatsioon, et ma saan ka aru, et tegelikult ma olen ju täna ainult sellega tegelenud, et ma olen transformeerinud Mhm, ennast hirmudest armastusse, valust armastusse, ma olen nagu kõikidest nendest kihtidest lihtsalt tulnud ära armastusse ja tulen mhm, kogu aeg edasi, et selles mhm, mõttes, et luuagi endale äge ja võimas elu ja aidata ka teisi, kes tahavad sealt nagu üles tulla. Nii et jaa. ja just nimelt selles suhtes, et mega huvitav, vaata see enesearendamine ja ennast armastusest ka hoidmine, see on elukestev õpe. et nii nagu sa ütlesid ka, et kui ma küsisin selle kohta, et kas on olnud teatud inimesi või kliente, kes ei ole nagu endaga toime tulnud või kes ei ole sellest seansilt saanud seda või teist või kolmandat, loomulikult me enam-vähem saame ju aru, on ju, kus ta on. sina omal moel, mina saan aru oma neid numeroloogilisi kliente ja ilma miinuseta ei toimuks ka arengut, sellepärast et siis me saame ju aru, kus kohas me peaksime natukene võib-olla ehk teistmoodi ennast väljendama või midagi natukene teistmoodi tegema, kui see on nüüd põhjendatud see, ütleme siis see kommentaar. aga huvitav on ju see, isegi siin enesearengu teel, kus mina olen, kus näiteks sina kaamera taga olev inimene on ju, sina, Triinu, meil kõigil tuleb tagasilangus, aga me peame sellest aru saama, eriti kellel on kümneid hästi palju sünnikaardil. minul on näiteks, nüüd ma panin Triinu kalendri juba kinni, kalendri, sünnikaardi. aga see viitab sellele, et saad aru, see on see koht, kus saatus nagu vaatab või see universumi taadikene seal vaatab, no ma tahan teada, kui hästi sa nagu endale kindlaks oled jäänud. viskab sulle mingi trikki, onju, kukud jalgrattalt maha, püüd põlved puhtaks, mõtled, pole midagi, ma kõnnin edasi. aga kui jääd sinna tönnima, et kett kukkus maha, onju, õlitamata, petaal kukkus ära sealt küljest, onju, ja tönnid, ma toon piltliku näite, eks ju, siis ongi lihtsalt karahuul jooksis kokku süsteem. aga lihtsalt see, et siin ongi see, et vau, 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 ei anna alla, küll ma saan aru, et see oli mingi eksam. vot sellised asjad, teate, kallikesed, selles suhtes, et mina jätkan Triinuga veel oma ühte seanssi, mitte ühte, aga seda, kus me nagu algust hakkasime tegema, meil on seal natukene veel nagu vaja sättida seda.
kruvi keerata veel tugevamaks ja siis see, mis täna välja nüüd hüppas, oli kilpnääre, nii et ma uudishimuga veel jätkan sinuga seda teemat, aga siis juba eetriväliselt. Et Triinuga saate ühendust sealt kodulehekülje kaudu, mis ma panin sinna mõttemustrite vägi. räägi Mhm. mulle, mitte mulle, aga räägi meile siin veel, kui ma näen, et sul on keele peal midagi, mis sa tahad rääkida, keele peal midagi on sul seal. Et siis ja see ka, et need grupid, kus kohas sind saab jälgida, sinu tegevust, sest sul oli kaks kohta. Jaa, eks siis üks grupp on ärevushäire coach Triinu Jaaksoo ja teine on Elu Kristallmäel. Sul on Youtube ka ju. Jaa, ma selles mõttes järjest rohkemgi hakkan nagu sinna panema, selle videogi paneme sinna, et selles mõttes, et saaks, inimesed saaksid teadlikumaks. nii et jaa, ma selles mõttes kasvatan, kõike teengi samm-sammult, nii et Ja kasvatan. mäletad, Triin, sul on number 8, sa oled 8. päeval sündinud, mis tähendab seda, et mõned asjad saab delegeerida. minul on, see Seda ei ole ma käsk, ütlen. see ei ole käsk, see on palve, sest minul on elutee number on 8. Ehk siis, kui liidate kokku sünnipäeva, kuu ja aasta, siis minul tuleb see 8. Ehk siis mina olen õppinud ka delegeerima ja usaldama, et me ei pea kõike oskama ise. Ja see on minu kasvukoht, see on minu kasvukoht, sellepärast et see ongi see kood, millest ma olin, ma pean kõike üksi tegema. ma teadvustan seda ja muudan seda ja võtan endale selles mõttes inimesed, kes saavad mind aidata ja mina saan teha seda, mis on minu kutsumus. Mm. Näete, Nii et siin on ka üks üleskutse. Ma küll Triinuga seda ei rääkinud kokku, aga näiteks kuidas mina olen hästi palju ennast saanud aidata. Praegu ma natukene olen vahendajaks, sina pärast ütle, Triinu, kas sobis või ei sobinud eetri taga, siis ütle mulle veel üks asi. Et selles mõttes, et kui üldse ei sobinud. Mina olen kallis naine või mees, kes nüüd tahaksid Triinult näiteks teenust saada, nii nagu minul on näiteks see veipimine, on ju, millega me oleme päris hästi juba mäele saanud, aga veel väike kruvi on vaja nagu põhjani keerata. Ja sina oskad näiteks kuidagi Triinu aidata tema näiteks somejuttudes. Näete, Triin õnnelikult praegu noogutas, me ei leppinud seda üldse kokku, sest mina olen niimoodi abi saanud oma elus. Ja see sul on on näiteks jumala hea omad, väljakutse ja see on jumala hea jaa. väljakutse, et tegelikult mul ongi vaja, kes mul võib-olla kodulehte timmiks ja kõiki asju, nii et selles mõttes jaa. Näete, et ma tunnetasin, mul on suht hea intuitsioon, ma pean ennast nagu ikkagi üles tõstma, sest mina olen niimoodi kunagi endale abi saanud, et mul on ka oma tööriistad. näiteks Triinuga ka me praegu ju tegelikult, Triin tahtis sünnikaarti, ta tahtis minuga kuidagi koostööd teha ja ta saab mind ju aidata. Alati ei olegi vaja konkreetselt raha vahetada, vaid lihtsalt see, et energeetiliselt üksteist aidata, et järelikult me Mhm. pidimegi kokku saama Triinuga, et üksteist aidata, nii nagu me oskame ja sina, kallis mees või naine, kes sa oled praegu seal teisel pool ja mõtled, et taod ka ja pead vastu seina ja mõtled, et kuidas edasi, siis ja oskad aidata näiteks Triinu oma mingisuguste kuldsete oskustega, et tehke koostööd. Absoluutselt, see on veel eriti äge. Minu meelest ka, seepärast, et mida rohkem me üksteist aitame ja muidugi alustama peab iseendast, seda kihvtimaks elu läheb, uskuge mind. siis te olete kõik siin ekraani taga koos minuga ja räägite kogu maailmale oma lugusid. Ja see on nii äge. aga aitäh, kallis Triinukene. aitäh, suur-suur tänu. aitäh, Ja, et ma sain, et ma leidsin sinu, et sa selles mõttes andsid endast märku, kui sa poleks andnud märku, siis poleks ma saanud tulla, nii et pilti, nii et tegelikult on see, 50-50. see on nagu minu arust hästi oluline, see pool, see julgus olla nähtav, julgus elada päriselt oma elu, julgus teha täiesti uusi asju, sest et minu vana mina ju oskas raamatupidamist. täna ma ju aitan inimesi ärevuse depressiooniga, et see ongi see pool, et meil on nagu see mõttemuster, et me peame tegema seda, mida me oleme õppinud. ei pea, Mhm. me saame täielikult ennast tulla teise kohta, teha neid asju, mis meile meeldib. Absoluutselt. et Sinuga see samal meelel. et noh, et kõik need vanad uskumused, dogmad, mis on meiega kaasa tulnud, me saame kõiki neid muuta ja me saame täna luua, ehitada endale ägeda elu. Fantastiline, kuldsed lõpusõnad, minu nii hästi ei oska sõnu sättida. kuulge, aga tšau, pakaa ja näeme. elu on vinge. täpselt, tšau ka. tšau, näeme teistes videotes juba.
enne kui ma plõksutan kinni, siis sina, kallis mees ja naine ikkagi, kes sa seal mõtled, et tahad minuga koostööd teha, siis nüüd on küll viimane hetk mulle Messengeri kiri panna. Tšau.